miks siis nüüdseks on meie vanustel, sellistel noortel meestel sama testosterooni tase, mis 100 aastat tagasi mingi 70-aastastel meestel. Tere tulemast tagasi kuulama MTÜKi podcasti. Mina olen Demi ja mu kõrval on Adele. Ja oleme jõudnud omadega märtsikuu episoodini. Ja märtsikuu on üleüldiselt väga põnev kuu, sest meil hakkab kevad, ilmad hakkavad soojemaks minema. Ja mis kõige tähtsam, meil on naistepäev. Ja seekord mõtlesimegi, et teeme väikse naistepäeva eri. Ja tahame siin osas rääkida naiste tervisest, mis me arvame, et on väga oluline teada nii naistel endal kui ka meestel, kes meie ümber on. Ja selleks puhuks me oleme siis külla kutsunud endale ühe naise, kes õpib, et olla varsti asjatundja naiste hormoonide ja tervise teemadel. Tere, Lisette Meos! Tere! Aitäh, et mind kutsusite. Mina olen Lisette ja mul on just väga suured unistused just naiste tervise valdkonnas ja ma väga joinakas seega. Ma teen kõike endast olenema selleks, et naiste tervis oleks rohkem nähtav ühiskonnas. Väga suur rõõm, et sa siin oled meiega täna. Aga alustaks kohe sellise intrigeeriva küsimusega, et mulle jäi hiljuti silma, et sa rääkisid veel põneval teemal, et mille järgi naised endale partnereid valivad. Kas sa tahad kohe sellest teemast alustada äkki? Jaa, võime alustada. Ma tegin sellest just ühe postituse ka, aga partneri valimine on väga oluline protsess, sest et naisel on väga oluline just see partneri toetus, pluss siis järglase saamine on naise jaoks väga keeruline ja nõudev ka. Seega see on väga oluline, et me valiks nagu geneetiliselt ka kõige parema partneri. Evolutsioon on aidanud meid sellega, et me teeks kõige parema valiku ja östrogen just aitab siis tugevdab aju tundlikkust, et me näeks just väikseid märke. Ja uuringud näitavad, et on leidnud seose siis mehe näojoonte maskuliinsusega, sest et mehe näojooned on otseselt seotud testosterooni tasemega ja on leitud, et testosteroon ja siis kõrge testosteroon võib pärssida immuunsüsteemi. Seega, mida me saame sellest järeldada, on see, et ainult väga hea immuunsüsteemiga mehed saavad endale lubada kõrget testosterooni. Seega, ja kõrge testosteroon on otseselt seotud siis maskuliinsete näojoontega. Ehk siis, mida meie aju näeb, on see, et kui sellel mehel on maskuliinsed näojooned, tal on ilmselt parem immuunsüsteem ja me valime tema ja sellepärast ongi naistele just maskuliinsete näojoontega, ehk siis mis on tugev lõuajoon, tugev kulmujoon, et mehed on atraktiivsemad, sest et see viitab paremale geneetilisele pagasile ka järglaste jaoks. Et see meie aju teeb alateadlikult omad järeldused ja? Ja aju teeb kogu aeg alateadlikult ja see tegelikult nii palju, mingi 90% vist toimub tegelikult alateadvuses. Ja nüüd tänapäeva maailm veidi nagu pärsib seda kõike, loodust, bioloogiat ja kõike, aga tegelikult on nagu suht crazy. Ja selle pärssimisega seoses ongi see, et kui östrogen siis suurendab seda aju tundlikkust, siis mis juhtub siis, kui näiteks naine on pillidel, kui östrogen on pärsitud. Okei, seal on sünteetiline östrogen, osades pillides, kui sa võtad minipille, siis seal on ainult progestin, ehk siis sünteetiline progesteroon, aga mis siis võib juhtuda, on see, et aju ei ole nii tundlik enam nendele märkidele siis ja näiteks tehti selline uuring, kus naised, kes ei olnud pillidel ja naised, kes olid pillidel, said arvutiprogrammiga luua enda jaoks perfektse mehe näo. Ja mis leiti oli see, et need naised, kes olid pillidel, nad lõid nagu kokku natuke naiselikumate joontega mehe, sest et ma ei tea, siis kas nad lihtsalt eelistasid juhuslikult, ei tea, või siis need pillid nagu mõjutasid, nad ei näinud neid märke, võib-olla nad eelistavadki siis nüüd nagu, või mis iganes sellest võib järeldada, aga see on lihtsalt huvitav selline. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et kuidas mehed valivad partneri, siis seal on ka igasuguseid uuringuid tehtud ja näiteks tehti naisstripparitega uuringuid ja põhimõtteliselt leiti niimoodi, et oli ka samamoodi naised, kes olid pillidel, naised, kes ei olnud pillidel ja ühe siis naised tsükli jooksul vaadati, kui palju need naised saavad tippi.
ja kõige rohkem said tippi need naised, kellel oli ovulatsioon sellel hetkel, nad said üle $300 ja kui sellel naisel oli sellel ajal päevad, siis nad said alla $200. Ja need, kes olid pillidel, neil nagu väga see niimoodi ei fluktueerinud, nagu ei vaheldunud. Ehk siis, ja põhimõtteliselt, kuidas see töötab, on see, et kui mehe juures on naine, kellel on ovulatsioon, siis tema testosteroon tegelikult tõuseb sellel hetkel. Ehk siis sellepärast nad ilmselt ka, see ongi nagu mingi täiesti mingi signaalide, mingi keemia, nagu see ongi siuke nii-öelda armastuse keemia, see nagu päriselt olemas, tegelikult tuleb välja, on ju. Põhimõtteliselt nagu koertel on jooksu. et nagu nii palju nagu tegelikult jääb ütlemata, et nagu sa ei oskagi põhjendada võib-olla ära, et see ei ole ju otseselt välimusega seoses, see ongi see sama naine lihtsalt nagu tema tsükli vältel. Et see on väga huvitav ja jällegi, kuidas me, kui siis ovulatsioon tõstab ka meeste testosterooni, siis jällegi, mis juhtub siis, kui naine on pillidel või oletame, et nagu väga paljud naised on pillidel, siis see võib ka nagu ühiskonna tasemel madaldada testosterooni meestes. See on nagu, võib olla siis üks faktor. Ja see kindlasti ei ole selles mõttes ainuke faktor, kõik need, kuidas elustiil, kuidas me toitume, sööme, liigume, kõik see on ka, aga see võib olla üks nendest faktoritest. Miks siis nüüdseks on meie vanustel, sellistel noortel meestel sama testosterooni tase, mis 100 aastat tagasi, mingi 70-aastastel meestel. Ehk siis ütled, et testosteroon on nagu aja jooksul muutunud või selle nagu langenud ja just. Keskmine siis umbes. Okei. Ja see on väga põnev maailm minu meelest ka, et nagu nii palju on seda, mida silmaga ei näe ja tegelikult ei oska põhjendada nagu enda sees ka tundeid asju. Need uuringuid kindlasti, ma loodan, tehakse rohkem aina ja ma ise ka ei ole kõiki neid jõudnud läbi uurida, et ta väga põnevad. See oli küll päris, mul endal pannud õrna aimagi sellest, nii et see on väga huvitav teadmine. Aga näiteks, kas sa tunned siis ka ise, et nüüd, kui sa oled igapäevaselt rohkem selle teema sees, et siis näiteks kas sa ise ka valid endale nüüd teistmoodi partnerit või kui sa vaatad, ma ei taha päris niimoodi öelda, aga potentsiaalseid valikuid, siis kas sul on nagu mingid aspekte, mida sa nüüd nagu teistmoodi silmas pead, kui näiteks varasemalt, kui sa ei olnud selles teemas nii väga sees veel? Otseselt mitte, sest see näojoonte asi kõik ei ole nagu kindlasti ainuke asi, miks, kuidas, nagu see on lihtsalt võib-olla üks põhjendus, miks naistele meeldivad. Ausalt ma ei tea väga naisi, kellele ei meeldiks nagu mehelike näojoontega mees, nagu kui selle naisele just ei meeldi naised, ehk siis nagu aga mul on selles mõttes partner olemas ja nagu. Aga kuidas sa üldse leidsid tee selleni, mida sa hetkel õpid või mis sa üldse õpid ja kus sa seda õpid? Ma õpin Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis terviseedendust ja ausalt öeldes pigem see leidis tee minuni, kui mina tee selleni. Sellega on siuke naljakas lugu, et ma üldse ei tahtnud seda õppima minna. Või nagu ma ei eelistanud seda, ma tahtsin täiega nagu psühholoogiasse minna. Ja ma jäin täpselt joone alla ja terviseedenduses ma olen nagu viimane, kes sisse sai, nii et ma ütleks, et see on suhteliselt saatus, et ma nagu sinna sattusin. Ja ma olen väga õnnelik selles mõttes ja terviseedendus oma olemuselt on siis põhimõtteliselt kogukondade võimestamine nii, et nad suudaks teha paremaid tervislikke valikuid ja et neil oleks võimalus teha paremaid tervislikke valikuid, et see ei ole nagu üldse siuke 101, vaid see on just nagu hästi nagu riigipõhine võib-olla isegi. Põhimõtteliselt me võime töötada ministeeriumites, võime töötada kohalikus omavalitsuses, nii edasi. Et see on nagu hästi huvitav ja hästi suur osa sellest on just ennetus. Et kui arstid tegelevad ja õed tegelevad sellega, et kuidas inimesi terveks ravida ja siis need inimesed juba on ilmselt haiged, siis me tegeme sellega, et kuidas inimene üldsegist ei jääks haigeks, et mida me saame teha ja sealt tulebki hästi siuke elustiil ja sealt tuleb oma keha kuulamine ja siis mind oli ammu juba kõik see hormoonide teema huvitanud selles mõttes ja siis ma mõtlesingi, et ma tahaks nagu olla siis spetsiifiliselt millegile keskenduda ja siis ma mõtlesingi naiste tervis. Esimene loogiline valik tundus minna hormoone õppima, sest et hormoonid mõjutavad kehas kõike. Ja siis ma läksingi, ma õpin USA programmis, USA siis spetsialistide käe all hormoone. Jah. Minu meelest kogu see teema, et kuidas ennast tervena hoida, minu meelest sellest räägitakse üldse liiga vähe nagu ühiskonnas ja võib-olla juba, ma ei tea, madalamates kooliastmetes võiks ka nagu lapsi rohkem kurssi viia sellega. Sest tegelikult minnakse nii nagu üle jala üle, et kuidagi, ma ei tea, söö lihtsalt tervislikult ja tee sporti, aga keegi nagu ei,
tutvusta võib-olla noortelt, mis see täpselt on ja jah, et võib-olla need osad viisid, mida räägiti samamoodi 100 aastat tagasi, et jookse paar stata ringi ja söö porgandit ja no siis ei pea. mõttes, jah, meil on hästi nagu lääne meditsiin, mis ongi see hästi just ravimile põhinev, et kui sa lähed nagu ida poole, siis sa näed, et seal on nagu täiesti teistsugused viisid ravimiseks ja see hõlmabki rohkem elustiili, hõlmab just neid nagu ka naturaalsemaid variante, et meil on nagu siuke magic pill, mis kõik ära ravib, siuke mentaliteet nagu. Aga et peaks keskenduma ennetamisele võib-olla tõesti, et kõigil on elu niimoodi kergem. Terviseedendus on selles mõttes hästi nagu uus eriala, et esimesed lõpetasid 2010 ja põhimõtteliselt need miks keegi seda väga sellest kuulnud ei ole, ongi see, et see on nii uus lihtsalt ja töökohad alles tekivad, et isegi kui sa töötad nagu sarnaselt terviseedendajale, siis see töökoht ei pruugi olla nagu terviseedenduse nime all. Ehk siis juba vaikselt nagu alles hakkame nagu seda nähtavale tooma rohkem. Et lootust on, et ühiskonnas kuidagi levib rohkem see info? Lootust on, et ma saan tööle. Selles mõttes, kui ma tahaks selle töötada, ma ei tea, kas ma ei kujuta ette, mis ma teen edasi. Eks näe, ma arvan, nii palju uksi avatud. Aga peamine on see, et sa hetkel naudid seda protsessi, kus sa oled. Täiega. Just. Seda on väga äge. Isegi kui ma olen väga närvis siin olles praegu, siis nagu tegelikult ma täiega naudin. Ei, see on täiesti arusaadav ja mul on ka väga põnev. Aga kui me lähme nüüd tagasi sinna estrogeeni ja progesterooni ja testosterooni juurde, need on siis hormoonid. Mida nagu hormoonid endast üldse kujutavad, kui sa peaksid seletama nüüd inimesele, kes mitte midagi ei tea? Hormoonid on keemilised sõnumitoojad, kõige lihtsamini saab öelda ja neid eritavad siis endokriinnäärmed ja nad eritavad siis hormoone verre, kus nad liiguvad siis igale poole mujale kehas. Ja kõige lihtsamini tegelikult saab hormoone seletada siis niimoodi, et hormoonid on nagu postiljonid ja siis nad toovad sulle mingi sõnumi, nad toovad sulle selle ajalehe ja nad toovad ja siis need retseptorid, kuhu nad selle nagu viivad, mis vastu võtavad selle signaali, on siis nagu postkast põhimõtteliselt. Et näiteks, kui sa sööd, siis veresuhkur läheb kõrgele ja see siis on, nagu sa tellid selle posti, see tellib selle posti, et mul on nüüd vaja insuliini, et veresuhkur alla tuua. Ja siis insuliin tuleb, viib selle nagu oma posti sinna, põhimõtteliselt siis veresuhkur läheb alla. Ja näiteks, mis võib juhtuda inimesega, kellel on polüsüstiline munasarjade sündroom, on näiteks see, et insuliin tuleb, see tellitakse, aga postkast on kinni, ta ei saa seda sinna panna. Ehk siis, mis siis juhtub, see post jääb sinna postkasti kõrvale lihtsalt ja see hakkab kuhjuma ja see tekitab probleeme. Et see on hästi kompleksne süsteem, selles mõttes see on suhteliselt keeruline mõista, aga sest hormoonid nagu reguleerivad tegelikult nii paljusid asju. Ma tõin praegu veresuhkru näite, aga ongi ainevahetus, on stress näiteks, reproduktiivsus üleüldiselt, et See postiljoni paralleel aitas mul küll palju paremini mõista või kuidagi, et see on väga hea selgitusviis. Ja mu mentorid ka üleüldiselt nagu seletavad väga hästi nagu neid hormoone ka, nagu kuidas aru saada, et üks viis on ka näiteks see, et hormoonid on nagu autod ja siis endokriinnäärmed on ja see süsteem siis üleüldiselt on nagu superhighway või siuke nagu tee ja et näiteks kuidas aru saada, et keha on väga ühtne süsteem, meile seletati seda niimoodi, on see, et kui sa oled liikluses ja 2 autot põrkab kokku, siis kas tegelikult nagu on kahjustatud ainult need 2 autot. Ei ole kogu see süsteem nagu kahjustunud, ehk siis kogu liiklus põhimõtteliselt võib seisma jääda. Sama on ka hormoonid, kes nad reguleerivad lihtsalt nii suurt, nii palju nagu kogu su keha, et kogu, nendest sõltub nii palju lihtsalt. Aga kas sa tead näiteks mingisuguseid igapäevaseid harjumusi, mis inimestel võivad olla, mis näiteks hormoonide vaatepunktist on nagu väga halvad või mõjuvad halvasti? Selles mõttes hormonaalne tervis on ka tervis, ehk siis hormoonid, need tunduvad nagu väga mingi keeruline, teoorias nad tundub väga keeruline, praktika on tegelikult väga lihtne. Tervise üleüldiselt 3 põhimõtet, uni, liikumine, toitumine nagu, et reaalsuses su keha on nagu mõeldud ikkagi vastu pidama, see ei ole nagu mingi, et oh my god, mis ma nüüd teen, et ma mingi vaata, see ei ole tegelikult nii keeruline. Terve inimene, tal tegelikult ei ole raske nagu hormoone siis tasakaalustada või hoida neid tasakaalus. See on lihtsalt tavaline tervislik eluviis. Aga kui sul on siis juba mingi probleem, siis see läheb nagu keeruliseks, see teooria on keeruline, sul on vaja nagu praktiliselt ka mingid kindlamaid võtteid, võib olla mingi kindlamat lähenemist, ma ei tea,
kas näiteks süsivesikustega antioksüdant toitumise alalt või siis ongi mingi, et liiguksid kas vähem, rohkem, et siis see läheb nagu keerulisemaks. Aga sa oled ka rääkinud sellest, kuidas kemikaalid, millega me puutume tegelikult igapäevaselt kokku, nagu tavaelus, et kuidas need häirivad siis hormoonide talitlust? Kemikaalid on selles mõttes, endokriinsüsteemi häirivad kemikaalid, siis põhimõtteliselt nad segavad endokriinsüsteemi tööd, et kui rääkisime sellest postkastist, siis osad kemikaalid, näiteks nagu parabeenid, matkivad siis naturaalsete hormoonide tööd. Põhimõtteliselt nad on väga sarnased struktuurselt naturaalsetele hormoonidele, neid nimetatakse, ja siis neid nimetatakse ksenoöstrogeenideks, matkivad östrogeeni tööd. Ja mis nad teevad, ongi see, et nad aktiveerivad neid postkaste, neid retseptoreid siis, kui need ei peaks olema aktiveeritud näiteks. Ja nad häirivad seda süsteemi või siis nad näiteks blokeerivad, et seda posti siis ei saagi sinna postkasti panna. Ja neid kemikaal, näiteks parabeene, neid leidub siis põhimõtteliselt hästi paljudes asjades, mingi kosmeetikas, deodorantides. Kes tegelikult räägib sellest, mitte keegi, on ju. Selles mõttes need on nii suured firmad, nad ei sellest ei räägita. See nimekiri on ju tegelikult tohutult pikk igal tootel ja mis tegelikult, ma ei tea, mina ei oska pooligi ära tõlkida vähemasti, et mis need ained seal tähendavad või kujutavad endast. No seda küll, aga selles mõttes väga palju ägedaid äppe ja saad ka lihtsalt chatilt tegelikult küsida, et sa paned talle selle toodete nimekirja ja ütled, et kas siin on endokriinsüsteemi häirivaid kemikaale ja siis ta ütleb sulle, et tegelikult see on väga lihtsasti tehtud ja üks äpp on Insi, kus mina vaatan, sa lihtsalt skännid selle toote koodi ja siis sa paneb sellele mingi reitingu, et see on selles mõttes. See on jälle kasulik teadmine. Aga kas sa oled ka muutnud nüüd näiteks oma igapäevast käitumist või räägime igapäevasest käitumisest võrreldes ajaga, millal sa nende teemadega näiteks nii põhjalikult veel ei tegelenud, kui me räägimegi näiteks igapäevasest asjadest nagu deodorant, lõhnaõli, kõik sellised asjad? Jaa, selles mõttes ma olen vahetanud välja kindlasti tooteid, aga ma ütleks, et võib-olla ma ei tegelenud nendega igapäevaselt nende teemadega, aga ma ikkagist olin pigem teadlik, et ma selles mõttes valisin alati puhtaid tooteid ka varem, nüüd ma kindlasti teen seda suuremas mastaabis, aga ma arvan, et üks peamine asi, mida ma päriselt olen muutnud, on just mindset ja see, kuidas ma annan pigem endale andeks ja et ma ei nõua endalt nii palju enam, eriti siis näiteks ongi päevade ajal, et ma ma prioritiseerin ise puhkamist rohkem ja et kui ma tõesti ei jõua jõusaalis neid raskuseid tõsta, siis ma saan aru, et see on ma ei ole mingi mõttetu ja laisk, vaid ma päriselt lihtsalt ongi energiat vähem ja ma mõistan ennast paremini ja see on ka aidanud mu lähedastel mind mõista, minul mu lähedasi mõista ja nii edasi, et mu kutt enam ei ole, kui ma norin tüli temaga, lihtsalt ta teab, et mul on 2 päeva pärast päevad, siis ta ei lase ennast häirida sellest, et see on tegelikult aitab nii palju ka suhetes just, et sa mõistad seda inimest, tegelikult loogiline on, et kui sa mõistad ta bioloogiat, siis sa mõistad ka teda ju paremini, et miks, see on selline hea teadmine. Aga kui sa rääkisid nendest näiteks jõusaalis raskuste tõstmisest, et kas näiteks varasemalt, kui sa veel ei õppinud seda, mida sa nüüd õpid, et siis kas sa vahepeal mõtlesidki, et justkui päevad ei tohiks su igapäevast elu nii-öelda segada või et ikka pead sama palju asju tegema, kui siis näiteks, kui sul on mingi muu faasi tsükkel käes? Selles mõttes need otseselt ei segagi. Ma arvan, ma olen just vastupidi tegelikult töötanud hästi palju selleks, et need ei segaks et ongi, üleüldiselt ka, et mis ma rõhutan on see, et me töötaks just, et need sümptomeid väheneks tegelikult. Ma ei lase häirida just oma päevadel, aga ongi see üks asi, kuidas sa töötad, et su sümptomeid väheneksid, ongi see, et sa oled siis bioloogiaga in tune, et sa ühtiksid sellega rohkem ja kõikidel puhul see, või mõnele naisele see ei sobi, nad ei taha, vaata, nad tahavad kogu aeg pushida, see on fine, see on nende otsus, aga ma lihtsalt tunnen, et minu endal on see aidanud, et ma võtan veits aega maha ja see ei ole see, et ma nüüd mingi 2 nädalat või nädal aega ei tee mitte midagi, vaid ma ikka käin jõusaalis, ma lihtsalt teen vähem või väiksemate raskustega, sest et see on loogiline, et mu keha kui mul on selles mõttes suguhormoonid ongi all time low sellel hetkel, siis see on loogiline, et mul on energiat vähem
aga et kuidas see tsükkel oma faasidega siis meie ajutööga seotud või kuidas ta nagu mõjutab meie ajutööd? See on nagu nii lai teema, see on väga, ma võiks eraldi podcasti sellest teha, aga üldiselt lihtsalt naise keha on hästi vahelduv. Me oleme nagu disainitud nii, et meil on hästi palju vahelduvust ja see mõjutab tegelikult nagu kohutavalt palju see mitte ainult reproduktiivsust. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa oletame 28-päevane tsükkel, siuke average on ju, siis esimene pool sellest alates siis päevadest on keha üks main guest on see, et make a baby ja teine pool on see, et protect a baby. Ja see nagu tegelikult mõjutab kohutavalt palju lihtsalt. Ka seda näiteks, kuidas sa oma partnerit vaatad või mida tema võiks teha, nagu näiteks minu meelest, kui ma ütlesin, et see võib üli palju suhetega aidata, kui mees teab, siis mehed võiks nagu aru saada, et näiteks kui nad esimeses tsükli pooles, nad võiks nagu näidata ennast kui rohkem nagu, ongi siuke masculine, kui naise reaalselt keha point on make a baby nagu. Make sure nagu, et see naine näeb seda, et sa üritad vaata. Nagu sa ei pea rohkem tegelikult nagu, sa ei pea rohkem pingutama, kui sa muidu pingutad, lihtsalt nagu näita selle naisele seda. Ja teine pool siis on just see, et see naine näeks, et sa oled nagu turvaline, et ta usaldaks sind ja nii edasi, et need on nagu need väiksed effortid, mida saad tegelikult teha, nagu kuidas sa veits nagu, see ongi see biohacking, nagu sa hackid selle bioloogiat, et nagu võib-olla meeldida selle naisele rohkem vaata, mis iganes nagu, see on nii nagu armas tegelikult ja nagu kui mehed saavad aru sellest, siis see on nii äge mu meelest. See aitab kaasa selle suhte dünaamika nagu väga palju. Aga kuidas naine ise saab ennast tsükli erinevate faaside jooksul toetada? Selles mõttes jällegist hormonaalne tervis on ka tervis, et otseselt ei pea nagu väga mingi tsükli või faasi spetsiifiliselt midagi tegema, et üleüldiselt lihtsalt need 3 asja, uni, liikumine ja toitumine on ju. Aga jah, nagu ma ütlesin, siis minule endale nagu päevade ajal aitab, kui ma nagu võtan veits nagu rahulikumalt, et see annab nagu seda powerit pärast nagu tagasi tulla. Põhimõtteliselt sama pointiga, nagu kui päevane tsükkel on, siis öösel magad, et sul oleks päeval powerit, siis see on lihtsalt efektiivsem, see on mõistlikum, siis päeval on valgus, mida iganes on ja saad asju teha. Et sama on ka see, et kui sa päevade ajal veits tõmbad tagasi, siis sul on pärast rohkem powerit, kui sa nii nagu bioloogiliselt oled tegelikult nagu valmis võimekam natuke rohkem tegema, aga siin ei tohi ära unustada seda, et tegelikult naise keha nagu, eriti naise keha suudab absoluutselt kõike teha. Nagu reaalselt me suudame kõike teha, nagu me ei tohi ennast alahinnata, et ma endal ka ma olen tähele pannud, et kui ma hakkasin nagu veits, mõistsin seda, et see on fine, kui ma nagu päevade ajal puhkan, siis ma otseselt nagu ei läinud laisaks, aga ma just olingi mingi, ma ei jõuagi nüüd tõsta neid raskuseid, et ongi nii, vaata, ja siis ma nagu ei proovinudki enam tegelikult. Et see on nagu vale, et tegelikult sa jõuad kõike teha, aga see on lihtsalt see, kas see on mõistlik ja nagu kas mis hinnaga sa seda teed. Et keha peab tegelikult kuulama, aga mingil määral ikkagi tuleb paigas hoida seda rutiini või seda, et ei muuda nii hullult ka. Distsipliin ei tohi ära kaduda, vaata. Et aga puhkus on osa protsessist. See, mis tänapäeval tõesti, et inimesed ei oska nagu väga puhata enam, kogu aeg peab tõesti tegema midagi või kuskil. Ja mulle meeldib see quote, et kui sa ei vali päeva puhkuseks, siis valib su keha selle eest. Nagu. Siis ongi jah, et haigeks ja kõik sunniviisiline. Sunniviisiline puhkus lõpuks. See ongi see jälle see ennetus, vaata. Tegelikult see hormoonide töö, hormoonid ongi hästi ennetavad, kui sa õpid ära need nagu see kogu see tsükli ka kuidas käituda, et jällegi ma ennetan seda, et ma ei jääks haigeks, ma ennetan seda, et mul oleks energiat ja siis ma puhkan praegu, et pärast oleks rohkem energiat. See on nagu lihtsalt mõistlikum võib-olla, kui puhata tegelikult siis, kui bioloogiliselt mul on nagu võiks olla kõige võimekam hetkel, siis miks see on nagu nii, aga see nii oleneb ja kindlasti ükski naine nagu, see ei ole nagu kohustuslik, sa ei pea seda tegema, see lihtsalt ise tunnetuslikult. Aga tegelikult enamus naised teevad seda isegi, kui nad ei märka seda. Nad on mingi, kahjuks kasvõi valude pärast, vaata. Jaa, aga et valulikke päevi saab ka siis kuidagi nagu oma elustiiliga kõvasti paremaks, kõike saab nagu elustiiliga paremaks muuta. Tegelikult muidugi saab, nagu leevendada saab alati elustiiliga, aga jällegist lääne meditsiinis nagu väga seda kahjuks nagu ei panda tähele või nagu alahinnatakse, et toitumine on ka meditsiin tegelikult, et sellel on nagu väga suur mõju ja kindlasti just valulike päevadega on väga suur mõju, et
jah. Aga näiteks ma lihtsalt mõtlen, kas sul oleks kohe tuua nagu mingisugused soovitused, kui ongi, no eks kindlasti igal naisel on erinevad nagu põhjused, miks on valulikud päevad, aga kas on mingisugused lihtsad moodused, kuidas saaks seda kuidagi natukene kas või leevendada? Omega-3. Omega-3 on kõige haigem relv selle vastu. Ma hakkasin ise võtma ka neid supplemente, toidulisandeid ja no selles mõttes varem, mul ei ole kunagi nagu mingi väga krambid olnud, aga nagu väga hullud, aga nüüd 0. Selles mõttes Omega-3 on nagu kõige haigem relv üldse. Aga kas seda leidub kuskil nagu toidus ka? Jaa, selles mõttes ikkagi toit põhiline, aga ongi, ma söön hästi palju ise ka kala. Kalas siis on just lõhe, mis iganes heeringas, tuunikala, kõik kalad, siis on ka linaseemnetes ja mingites veel, aga kala on nagu see põhiline. Et tegelikult naised, kes ei söö kala, nad nagu nad suht kehvasti sellega, et kindlasti tuleks võtta toidulisandit, nagu, kui sa ei söö kala eriti. Okei, aga toitumise juurde jõudes hästi palju on räägitud minust igal pool rapsiõli kahjulikkusest ja seemneõlide kahjulikkusest üldse, et miks need täpselt kahjulikud on? See on täpselt samasse teemasse läheb edasi, sellepärast, et põhimõtteliselt kehas tegutsevad sellised asjad nagu prostaglandiinid ja need on nagu vajalikud vigastuste parandamiseks. Ja neid on 2 tüüpi, ühed on need, mis tekitavad põletikku, ühed on need, mis leevendavad põletikku. Ja neid põletikku leevendavaid prostaglandiine sünteesitakse omega-3-st ja neid põletikku tekitavaid prostaglandiine sünteesitakse omega-6-st. Ehk siis ongi loogiline, et kui meie toidus on rohkem omega-6, siis me tekitab keha rohkem põletikku. Ja see on ka põhjus, miks valulikud päevad on. Ehk siis jah, et see ongi see, kus see omega-3 nagu aitab. Ta aitab nagu põletikku maha võtta kehast, ehk siis neid krambitamise asju, neid ei teki lihtsalt nii palju. Ja seemneõlid on väga nagu rikkad just omega-6-st. Et ja põhimõtteliselt seda marketiti kunagi lihtsalt mingi 50-ndatel nagu mingi südame tervisele ja siis see nagu buumist ajaga see nagu market ja siis seda hakati, aga siis tegelikult nüüd ongi see, et kunagi, kui me inimesed arenesid, oli see nagu 1:1, omega-6, omega-3, nüüd on see nagu 20:1. Ehk siis see omega-6 meie toidus on lihtsalt nii ülekülluses ja pluss ei ole isegi kui sa rapsiõli väldid, siis tegelikult seda rapsiõli või neid asju toidetakse loomadele, ehk siis meie lihas on tegelikult rohkem omega-6 kui omega-3. Ehk siis see probleem on tegelikult selles mõttes suurem. Väga paljud tegelikult eitavad seda probleemi, isegi uuringuid tehakse. Võib-olla veits controversial, need prolli on kinni makstud nende firmade poolt, aga võib-olla selles mõttes omega-6 on vajalik, nagu seda ei peaks vältima, see peaks olema lihtsalt balanssis, ehk siis, ja teiseks veel need seemneõlid põhimõtteliselt need on unsaturated fats ja unsaturated, sa võid mõelda, et need on nagu unstable, ehk siis neil on hästi palju neid ahelaid sellel rasval ja kui sa kuumutad seda mingitel heavy kuumustel, siis need ahelad lihtsalt lähevad nagu veel ebastabiilsemaks ja siis sellest tekib väga haige hais ja siis tehakse mingi patrioolumi mingi asjaga, seda haisu võetakse veel ära nendelt sellelt seemneõlilt. Ja see on lihtsalt nii töödeldud asi nagu. Ma olen ise ka poes vaadanud, tegelikult seda rapsiõli on nagu igal pool sees. Seda ei pea nagu kartma, aga lihtsalt, et ma ei taha mingi hirmu külvata siin, et issand jumal, we're doomed. Aga selles mõttes ise nagu teadlikum lihtsalt olla, et vältida natukene või enda koju kas või osta, et see ei ole nagu omega-6 jällegi, see on vajalik su kehale, aga lihtsalt mis kogustes nagu. Jah, et eks kõik see asi lõppkokkuvõttes on seotud balansiga. Just, kui palju mida. Et liiga palju on vist kõike. Kõike on halb liiga palju. Kõige su elus on tegelikult tasakaal, nii et suht palju on, või mitu inimest on öeldud, et mingi, issand jumal, miks kõik hormoonid tasakaalust, mis te räägivad, et sellist asja pole olemas, et hormoonid ei ole kunagi tasakaalus. Ma olen nagu, kõigel on tasakaal su elus, et selles mõttes ma saan aru, kus see nagu tuleb, see ongi see, et kui ma räägin, et hormoonid vahelduvad, siis nad ju tegelikult ei olegi tasakaalus, nad ei ole alati mingi stabiilses olekus, nagu ei, nad ongi mõeldud nagu vahelduma. Aga stabiilsus või see tasakaal tähendab just seda, et nad on nagu kindlates vahemikes ja nagu liiguvad niimoodi, nagu nad liikuma peaks. Kõigel on tasakaal. Aga on sul tuua võib-olla mõni müüt hormonaalse tervise või
lihtsalt tervise kohta, mida inimesed usuvad, mida näiteks sina saaksid ümber lükata? Veits puudutasime ka seda juba, aga ma arvan, et üks asi, mis minu jaoks oli väga mind-blowing tegelikult just viimases ühes loengus me rääkisime sellest, et tegelikult ainuke asi, mis saab sind terveks ravida, on su enda keha. Sest et me tahaks uskuda mingit magic pilli või et ravimid ravivad meid terveks. Nad aitavad ka selles mõttes muidugi, aga reaalsus on see, et kui sa, ma ei tea, lõikad näppu, siis sa võid panna sinna desinfitseerivat vahendit, sa võid sinna plaastri peale panna, aga sa ei saa sundida nahal kokku kasvama nagu. Ehk siis tegelikult ravib su terveks su enda keha ja sa saad nagu nii palju just toetada teda, et ta nagu suudaks teha, et tegelikult on ju lugusid, kuidas nagu keha suudab teha mingi imelisi asju, lihtsalt nagu täiesti meditsiinile vastupidiseid. Ma ei ole absoluutselt mingi meditsiinivastaline, selles mõttes ärme sellest räägi, nagu see ei ole, ma üldse ei mõtle seda, aga lihtsalt ma arvan, et me alahindame nagu seda elustiili nii kohutavalt palju, mida just läänes siis nagu tehakse, et selles mõttes ma arvan, et meditsiin ja elustiil peaks nagu hand in hand käima käsikäes koos, et nagu ühte ei ole ilma teiseta tegelikult. Et võib-olla kohati peaks nagu rohkem vastutust võtma enda tervise eest, et sina ise nagu lood seda. Jah, et me ei saa nagu eeldada lihtsalt, et oi, nüüd on nii, et lähen arsti juurde, ta ravib mu terveks. Hästi palju on seda, et ta teeb mu terveks, et see ei ole päris nii, et sa pead ise ikka tegelikult väga palju vaeva nägema. Eriti nagu nüüd, kus selles mõttes võib-olla ühiskond on natuke niimoodi, et meie vastu nagu tervise koha pealt, et ongi mingi vähe liikumist ja kõik need, nagu me rääkisime, omega 6 asjad, et nagu peabki just see teadlikkusel on hästi suur eelis. Ja siis tegelikult on tänapäeval ikkagi üsna lihtne ennast tervena hoida, kui sa nagu tead neid viise, et kuidas seda teha. Muidugi, selles mõttes ma ütlesingi, et keha tegelikult nagu suudab kõike vastu pidada, et me nagu suudame selles mõttes kohaneda selle kõigega, aga lihtsalt ongi see nagu elukvaliteet, mis võib-olla siis kannatab, on ju. Et me suudame nagu kohaneda, aga tegelikult me ju võiks lihtsalt nagu võib-olla olla teadlikumad, teha mingeid kindlaid samme selleks, et me nagu tunneks ennast paremini. Et jah. Aga nüüd kogu selle õppimise kõrval oled sa päris tublisti jõudnud ka sotsiaalmeediasse, et teistele inimestele seda informatsiooni kõike jagada. Et kuidas sa üldse selleni jõudsid, et sa mõtlesid, et sa tahaks oma teadmisi ka seal jagada? See oli suht loogiline käik selles mõttes, et kui ma õpin midagi nii ägedat ja mida vähemalt Eestis nagu sellises mastaabis vähemalt ei ole, siis muidugi ma tahan tagasi anda või ega ma ainult ju enda jaoks ei õpi, pluss nagu ka lihtsalt nagu enda nagu personal brändi jaoks, et kuhu, ma ei tea, hetkel ongi see, et egalt, või ka siis, nüüd, praegu, millal iganes proli või järgmised aasta aega ma ka ikka veel ei tea, mida ma tegelikult teen selle kõigega, et nagu kuhu ma jõuda tahan, ma ei tea. Aga selles mõttes avab mulle uksi hästi palju, et see oli nagu loogiline käik ja just, et kohe jagada nagu ka seda, mida ma praegu õpin, et mida ma rõhutangi sellele oma sotsiaalmeedias, et ma ei ole praegu ekspert, et ma nagu lihtsalt jagan seda, mida ma eile loengus kuulasin põhimõtteliselt, et jagan ka teile, on ju. Et see oli nagu loogiline. Minu meelest hästi põnevalt oled sidunud oma need õpingud selle sotsiaalmeediaga, kuidagi hästi huvitav vaadata sinu videoid alati. Aitäh! Aga kas vahepeal on keeruline ka oma aega selle sotsmeediaga siis nagu jagada, et kas on vahel ka mõtet, et ma enam ei viitsi, ma enam ei jaksa teha või pigem on ikkagi see mott kogu aeg üleval, et sa tahad inimestele jagada seda kõike? Selles mõttes ma arvan, et sotsiaalmeedia ei ole just väga kerge koht, kus midagi teha nagu ja see võtab austades nagu enamuse oma ajast, kuigi ma käin 2 koolis põhimõtteliselt, siis sotsiaalmeedia on ikka see, mis võtab mul kõige rohkem aega, võib-olla ma ise prioritiseerin just seda ilmselt, et ma tahan jagada ja ma tahan nagu kasvatada seda community't ja nagu mul on see motivatsioon on nagu hästi suur, aga eks ikka tekib selliseid hetki, kus ma mõtlen, et see on nii keeruline lihtsalt, et just keegi ütles ka, et põhimõtteliselt content creation is self-development on steroids, sest et sa pead nagu, ma isegi ei tea, kes ma olla tahan, ma isegi ei tea põhimõtteliselt, kes ma olen, esiteks, kuna ma olen nii noor lihtsalt, kuna ma alustasin just selle kõigega, ja siis ma pean kõigile näitama seda nagu oma neid vigu, tegelikult ma ei tea nagu isegi, mingi identiteedikriis ma ei tea isegi, kes ma nagu olla tahan, vaata.
ja see on keeruline, sest kui ma ise ei tea, kes ma olla tahan, siis kuidas ma näitan sulle, kuidas sina teisel pool ekraani saad aru sellest, kes ma olen nagu. Et see on nii, siis naljakas lugu sellega oli see, et kasuti pildistama detsembris üks fotograaf kirjutas mulle, et see on nii äge, et mis sa teed, et ma tahaks sulle lihtsalt tagasi anda nagu midagi, et ma kutsun, ma olen fotograaf, et tule, ma teen sust lihtsalt pilte nagu, siis ma olin nagu üliäge, onju. Siis, et teeme midagi sellist ülinaiselikku ja sellised õrna ja sellised saades mingi inspo pilte, siis ma olin nagu, oh my god, see oli üldse mina. Aga nagu oligi see, et miks tal selline mulje ja see, et ma räägin nagu võib-olla naiste tervisest ja kuidagi see teema võib-olla kohati selline hästi soft või selline nagu kui ma olen vaadanud nagu mingi teisi neid creatorid, kes nagu siis teevad kas või inglise keeles või midagi, siis neil ongi nagu hästi selline, ma ei tea, kuidagi nagu armsad on kõik või nagu ma olen alati mõelnud, et ma olen selline bädi, nagu ma ei tea, ma lihtsalt nagu ei sobi sinna. Siis ta nagu arvas ka, et ma olen selline armsas, vaata, siis ma saatsin talle mingi inspo-pilte vastu, siis ei olnud üldse need, mis tema saati. Siis me tegime tegelikult üliägedaid pilte sul. Aga lõpuks said siis niimoodi nagu sina. See on vist üliäge nagu sellist naljakas, kui nad nagu eeldas must midagi, vaata lihtsalt selle teema pärast. Aga ongi see, et ma nagu läbi ekraani on nii raske nagu ennast väljendada, et kes ma tegelikult olen. Et võib-olla, ma ei tea, mu lähedased, mu sõbrad nagu näevad mind hoopis teistsugusena need, kes, need võõrad, kes nagu seal on ja kuidas ma nagu tõestan neile, müüke ma päriselt. No nagu, see läheb hästi selliseks psühholoogiliseks ära, nagu vahepeal õhtul lihtsalt mingi, oh my god. Aga ma arvan, et eks sellest sa saad ka nagu, eks aeg nagu näitab ka rohkem inimeste, et ongi, kui see kõik sul tegelikult üleüldiselt on nii nagu värske, mis on nagu ikkagi nii lahe, et sa seda kõike teed. Aga et eks ma arvan jah, ajaga saad rohkem nagu näidata inimestele, et kes see päädi siis tegelikult taga on. Aga et see on ka ju omamoodi vajalik nagu näidata või sa saadki koos sellega kuidagi areneda ja kasvada ja endale ka pärast äge tagasi vaadata, et ja ei, see ongi, ma räägin, see on lihtsalt, minu nagu areng põhimõtteliselt on igavesti nagu kuskil sotsiaalmeedias või videote näol nagu olemas, et see on nagu hirmutav, aga tegelikult kohati nagu äge ka. Tegelikult on lahe, ma arvan, jah. Sest et eks enamus noortel on ikka ka ju sama seis, et nagu ei ole veel kindel, kes, mis ja kus üldse oled. Et selles mõttes ongi äge, selles mõttes seda on nii palju vaata, et ma ei tunne ennast kui mingi, et ma teeks midagi veidrat. Algus oli küll ikka väga cringe teha neid videosi, nagu ikka kohutav oli. Aga nüüd ma olen nagu ära harjunud ja nagu iga päev tegelikult harjun rohkem sellega ära. Et aga samas nagu on tunne, et mitte kunagi see enese ületamine nagu ei lõppe, et ma ei saa kunagi enam mugavustsooni tagasi minna, see on nii nagu, kas või siia tulek ja nagu, kunagi ma võib-olla harjun podcastis olemisega ära ja siis tuleb mingi uus asi, mida ma tegema pean, et see on nagu, aga see on elu selles mõttes, see on äge, aga vahepeal on nii hirmus tegelikult. Aga ma arvan, et tegelikult see on väga lahe ka, et sa nagu teed sellist asja ja näitad teistele, et see on nagu, ongi, et sa lähedki oma mugavustsoonist välja, et see on, ma arvan, väga inspireeriv ka teistele noortele, et nagu siis võib-olla oma unistustele järgneda. Ja mina ütles küll, et on inspireeriv. Aga kas sul on ka mingisugused eesmärgid, mida sa tahaksid kindlasti saavutada lähiajal või näiteks kas või tervisedendusega oma sotsmeediaga? On sul mingeid kindlaid mõtteid, käike, mida sa võib-olla teha tahaksid veel? Otseselt nagu eesmärke ei ole niimoodi. Võib-olla üks asi on see, et ma olen mõelnud nagu luua mingi ühine grupp, nagu lihtsalt naistega, kes nagu huvitavad sellest teemast, saaks nagu lihtsalt rääkida või anda mingit nõu, mida iganes. Et selline nagu eesmärk nagu lähitulevikus siis võib-olla on, aga rohkem on lihtsalt nagu visioon, et mida ma teha tahan, et see on hästi selline tundmatu maa, mida tegelikult vähemalt ma ei tea, kes seda nagu veel Eestis vähemalt teinud on, et see on nagu veidi selline hirmus, et läbi pika rohu minek, et teed ei ole ees, aga tegelikult on väga äge ja visioon ongi lihtsalt naise keha ei oleks müsteerium. Eks see aeg näitab ka, et tekivad mingisugused täpsemad, et see on ka omamoodi huvitav olek, kus sa veel täpselt ei tea, kuhu poole liikuda, aga samas jah. Aga ma arvan, et see on okei, selles mõttes ma sellepärast nagu just ka sotsiaalmeediaga alustasingi kohe nagu, kui ma hakkasin õppima, et võib-olla siis, kui ma olen õpingut lõpetanud, mul on mingi kindel eesmärk juba, et ma saaks nagu kohe nagu rakendada seda, et veits nagu mõtlesin ühe sammu ette või nagu, aga eks näis.
aga millal see nagu piinlikkuse moment üle läks, kui sa ütlesid, et esimesed videod olid ikka nagu väga nagu endale keeruline, et millal sa kuskil ära harjusid sellega? Või niimoodi enam-vähem? Ma arvan siis, kui inimesed kirjutama hakkasid, et see on nii äge, mida sa teed. Siis ma olin nagu, ma actually teen midagi ägedat. Vaata, et see ei olegi cringe, no. Et võib-olla nagu, tegelikult suht ruttu läks. Ma arvan, esimese paari videoga nagu. Siis ma sain aru, et ma päriselt aitan vähemalt ühte inimest. Et see oli nagu... Et sul on tõesti sisu seal videotes ka ikkagi, sul on nagu, jah. Just. Aitäh. Aga ma arvan, et meie põhiküsimused said siin hetkel läbi ja meil on ka siuksed kiired küsimused sulle, mida me küsime podcasti lõpus igalt oma külaliselt. Ära muretse, mingi tuumafüüsikas ei ole, mingi matavalemeid ma ei küsi, et lihtsalt mis iganes sisetunne ütleb, siis seda ütle. Kas matemaatika või kirjandus? Kirjandus. Tiimitöö või üksinda? Üksinda. Kas teooria või praktika? Praktika. Raamat või film? Raamat. Kas ratsionaalsus või südamehääl? 50-50. Ei tea. Kuulamine või rääkimine? Rääkimine. Kas ajarännak või mõtete lugemine? Ma ei tea, see on nii raske küsimus. Nagu peaksid ühe ütlema? Mõtete lugemine. Okei, kas elu linnas pilvelõhkujas või üksikul saarel? Üksikul saarel, mitte pilvelõhkujas siis. Kas tõde teada või siis vales õnnelik olla? Tõde teada. Kas mälu kustutada või aega tagasi keerata? Aega tagasi keerata. Kas riskida või mängida turvaliselt? Riskida ilmselgelt. Saladus, mida hoiad või tõde, mida kardad? Saladus, mida hoian. Kas esimene samm või teine samm? Esimene. Kas lühike spontaanne reis või pikalt planeeritud puhkus? Lühike spontaanne. Ja kas teiste vigadest õppimine või omad vitsad? Omad vitsad. Õige. Ja siis, mis on üks asi, mida sa enda vaimse heaolu jaoks mitte kunagi jätaks tegemata? Uni. Magamine. Aga kui sina nüüd ka tudengina peaks teisele tudengile nõu andma või et mida tudeng peaks tegema, kas säästma, investeerima või lihtsalt püüdma ellu jääda, kui me nüüd raha teemadest natuke räägime? Ma olen hästi säästja, ma olen säästva investeerima. Ja viimaseks, kuidas sina defineerid rikkust? Kogemused ja inimesed mu ümber. Ja valikuvõimalus. Väga ilus vastus. Ja väga ilus mõte, millega siin lõpetada. Nii et aitäh sulle, Liseta, et tulid meile podcasti ja jagasid oma teadmisi ja mina isiklikult sain küll väga palju targemaks. Mina ka ja edu sulle kõigis oma tegemistes ja õpi edasi hästi tublilt ja jaga ka meile oma teadmisi. Aitäh julgustuse eest. Nii et aitäh!